kõik, mida sa õpid niiviisi, et sa mitte ei tegele teooriaga, vaid ka praktikatega, on need siis kehapraktikad, energeetilised praktikad, kõik need koolid, kõik need kursused tegelikult teevad sinuga seda, et sa hakkad ennast tervendama, ennast aitama. See on selline imelik lugu, et su ees on justkui väravad, portaal. Et need väravad lähevad lahti, sa õpid, sa praktiseerid, sa uurid, see kõik on väga huvitav ja siis ühel hetkel avastad, et vau, ma olen nendest väravatest läbi läinud ja mingid asjad on jäänud selja taha ja ma ei saa enam sinna tagasi. Ehk siis, kui nüüd seletada, et mida see täpsemalt tähendab, et kui sa seal tagasi olles vaatasid võib-olla oma kaasa poole, vaatasid võib-olla riiki, vaatasid oma sõpru ja sul oli võib-olla hinnanguid, sa süüdistasid, et ma sellepärast ei saa teha neid asju, et nemad või tema, siis nüüd, kui sa lähed sealt ma nimetaksin neid väravaid veel selliseks teadlikkuse väravateks ja sa lähed nendest läbi, siis sa järsku avastad, et vau, mitte kedagi ei ole seal. Olen ainult mina. Et olen ainult mina oma kõikide teemadega, kõikide loomistega, et kuhu ma olen jõudnud. Ja see ongi nüüd selline huvitav koht, et sellel hetkel, kui sa jõuad iseendaga sellesse kohta, kus sa saad aru, mida sa päriselt tahad ja mis on see, mis loob sinu jaoks tasakaalu. Kõikidel inimestel on see erinev. Siis hakatakse sulle andma. Universum justkui tuleb sulle appi. Ma arvan, sa oled ka seda tundnud elus kordi. Ja siis tulevad õiged inimesed ja siis tulevad õiged kohad. Täpselt nii ma siin olen. Täiesti võiks öelda nagu pealtnäha juhuse tahtel, aga tegelikult ma saan aru, et ma ise samm-sammult justkui lõin seda usaldades ja olles sellel hetkel siis kohas, kus ma siis teadsin, mida ma tahan. Ja mul on siin täna väga tore, et ma saan siit edasi luua. Ma ütleks, et ma isegi vahest ütlen, et ma olen vist universumi lemmiklaps, sest ta ikka annab mulle. Aitäh selle eest, ma olen nii tänulik.